tere sulle Meeri Taro lehele. Algava nädala üldist energiat iseloomustab selline tarokaart, nagu seda on mõõkade 8. Mõõkade 8 on selline kaart, mis on natukene raske energiaga. Võid tunda ennast sellel nädalal, et oled otse kui lõksus ja abitu. Aga oluline on meeles pidada, et alati leidub väljapääs. Alati on piisavalt võimalusi, et väärikalt ja harmooniliselt tulla ükskõik millisest olukorrast välja. Väldi ülemõtlemist ja negatiivsed mõtted võiksid asendada positiivsetega sellisel kohal, kus see võimalik on, igas olukorras muidugi võimalik ei ole. Kui sa tunned ennast ohvri rollis, siis tuletab see kaart sulle meelde, et just see nädal on hea aeg, et võtta oma mõtted kontrolli alla. Alati on olemas lahendus ja alati selle lahenduse võti peitub selles, et sa näed ära selle olukorra, selle tegeliku olukorra ja usud endasse ja hakkad tegutsema. Ole avatud loomingulistele lahendustele ja mõtle kastist välja. Ja mäleta seda, et kui sa muudad oma mõttemalle, siis sa muudad tegelikult kogu oma saatust. Me oleme tihtipeale lõksus ja ummikus just täpselt sellepärast, et me kogu aeg käitume ühes ja samas situatsioonis ühte ja samamoodi. Aga igas situatsioonis võib olla ka teistsugune lahendus või et kui sa mõtled teistmoodi või kui sa muudad seda mustrit, mis sul peas toimub, siis on võib-olla ka lihtsam näha lahendusi, et sellest olukorrast edasi liikuma saada. Seega üldine energia võib olla pisut raske, aga kõik on sinu enda teha. Nüüd suhete valdkonnas on selline tarokaart nagu karikate 5. Karikate 5 on selline kaart, mis tuletab meile meelde, et elus masendab meid ainult see, millest me oleme ilma jäänud. Me pettume selles, kui me oleme emotsionaalselt hästi tugevalt seotud millegiga ja mis ei realiseeru meile ootuspäraselt. Oled sa märganud, et suhtes tihtipeale me eeldame ja ootame, et kaaslane käituks mingit teatud moodi, nagu meile see sobib. Ja me unustame sealjuures ära, et tegu on täiesti iseseisva inimesega, kellel on samasugune õigus otsustada ja valida nagu meil. Et siis pisut avaramat vaatepilti sellel nädalal ja tea, et kui sa ei eelda ja kui sa ei oota oma armastatud inimeselt mingit konkreetset käitumist, siis sa ei saa ka pettuda selles tema käitumises ja tema tegudes. Ja kindlasti tasub ennast ka väljendada ja oma soove väljendada, et kuidas sulle meeldib ja mis sulle meeldiks, mis sulle rõõmu teeks ja kuula ka kaaslast, kuidas sina saad talle sama vastu teha. Võimalik, et sul tundub sellel nädalal ka, et sa soovid nagu võib-olla sellest suhtest üldse välja kõndida, et sa ei näe lahendust ja kõik on nii masendav, siis vaata, mis sul tegelikult on ja mõtle sellele, kas tasub nii lihtsalt ja kergekäeliselt kõike kuu peale saata, et märka neid asju, mis sul on, ole tänulik selle eest, ole tänulik kaaslasele selle eest, mida ta juba sinu heaks teeb. Ja võib-olla need pettumused tulevadki sellest, et sa ei ole ennast piisavalt väljendanud. Ühesõnaga ära nüüd kiirusta, ära langeta uisapäise otsuseid, vaid vaata, mis sellel suhtel veel varuks on ja hoia ka oma lähedasi, kui sulle tundub, et su kaaslane võib olla kuidagi madala meeleoluga või pettunud, et küsi, mida sina saad tema heaks teha. Ja usu, ta vastab sulle ka samaga ja uurib ja tahab ka sulle valmistada just seda, mis sulle rõõmu valmistab ja mida sa ootad temalt. Ühesõnaga pettume me ainult iseenda ootustes ja lootustes, mitte niivõrd inimestes. Nüüd töö ja rahapositsioonil on selline tarokaart nagu müntide 2
müntide 2 on selline siin eriti vahva kujutisega kaart, mis õpetab meid keskenduma positiivsele ja keerukates olukordades mitte pead kaotama. Et ta võib sümboliseerida materiaalset kitsikust ja otse kui sellist vajadust hoida kinni oma mõlemast mündist. Aga kui juba see on, siis sa oled järelikult puudusteadvuses ja pärsid külluse voogu enda ellu. Et sa ei pea kõike kontrollima. Vahest on vaja lihtsalt lasta lahti ja vaadata, kuhu elu sind kannab. Usalda ja sa oled hoitud. Ja töövaldkonnas see võib tähendada ka sellist suuremat väljakutset või mingit tööülesannet, mida sa võib-olla pelgad vastu võtta. Et kas sus on kogu tarkus ja suutlikkus hakkama saada, siis tea, et sinus on see kõik olemas ja võid julgelt võtta vastu uued ülesanded. Nüüd tervise positsioonis on selline kaart nagu maag. Maag on imeline suure arkaani kaart, mis väljendab seda, et kõik on sinu käes ja aeg on tegutseda. Sa tead, kuhu sa tahad oma kehaga välja jõuda ja oma tervisega. Sa oled seda juba väljendanud nii endale kui teistele. Võib-olla ka inimestele, kes on sulle tervise juures toeks. Kui sul on keegi selline nõuandja, arst, tervendaja, terapeut, kes iganes, siis väljenda talle selgelt oma soove, kuhu sa tahad välja jõuda ja pange koos konkreetne plaan paika ja tea, et sellel nädalal on kõik võimalikkused avatud selleks, et sa saaksid astuda konkreetseid samme tervise suunas ja tunda ennast jälle hästi. Usu iseendasse ja tea, et sul on kõik oskused, võimalikkused ja vahendid selleks olemas, et muuta oma keha just selliseks, nagu sulle tundub, et sa tahaksid ennast näha või mis on sinu ideaalpilt just. Kuula ka oma sisehäält ja kasuta loovust, et kui sa tead, et sa peaksid liikuma, aga sind ei motiveeri miski välja minema, siis kasuta loovust ja vaata, kuidas sul oleks lihtsam seda teha. Võib-olla on tarvis kaasa kutsuda mõni kaaslane või teha endaga mõni mõnus ja lõbus kokkulepe, et kui teeme õues selle tiiru, siis hellitame ennast millegi heaga. Ole loominguline ja tea, et kõik on sinu kätes. Aitäh sulle ja imekaunist nädalat!